Soome sild enne ja nüüd. Soomen sugututkimusseura juhatuse esimees ja Turu Eesti Keskuse esimees Jouni Elumaa. Palun, võib-olla sa paari sõnaga ka ütled, mis on see Turu Eesti Keskus ja siis saad jätkata juba oma eestikeelse ettekandega. Ole hüve. Jah, lugupeetud kuulejad, kallid sõbrad. Esiteks tahaksin vabada, et ma ikka veel väga halvasti eesti keelt räägin ja see on esimene kord, kui ma eesti keeles ettekande pean. Soome sild kui kontseptsioon jõudis trükkivormi tõenäoliselt alles pärast 19. sajandi keskpaika Friedrich Reinhold Kreutzwaldi koostatus eeposes Kalevipoeg. Selle ajastu rahvuseeposed püüdsid jõuda rahva sügavaimu vaimu Volksgeistini. Kalevipoeg kirjeldab mitmes mõttes Eesti ja Soome ühist saatust, mille nähtavaks sümboliks on meie riikide vahele silla ehitamine suurest maha raiutust tammepuust. Tüvest tehti tugev silda, painutati kena parvi, kahel haarul üle mere. Üks viis saarelt Viru randa, teine haaru Soome randa. Seep see kuulus Soome silda. Sellest sillast kasvab välja poeetiline metafoor, mida on sellest ajast peale kasutatud meie riikide ja rahvaste sõpruse kirjeldamiseks. Soome silla kuulsaim luuletaja oli kindlasti Lydia Koidula 1880. aastal Eesti rahvusliku ärkamisajastul. Rahu kondis läbi laane, õigusega paral käel. Taara võlvis õnnekaane, Soome Eesti pinna pääl. Silla otsad ühendatud, kandes ühte isamaad, tõe templiks pühendatud. Nägu, millal tõeks saad. Soome sild kujutas esmalt kultuurilist sidet mitte ainult Eesti ja Soome, vaid ka laiemalt sugulasrahvaste vahel. Eelmisel sajandil sai sellest osaliselt ka poliitiline sümbol. Selle väärtus on aga eelkõige seisnenud tavainimeste omavahelises suhtluses. Muidugi mainitakse sageli silla ületanutena meie riikide suurmehi ja naisi, luuletajaid, kunstnikke ja teadlasi, kes on teineteise riike külastanud. Selles lühikeses ettekandes tahaksin aga perekonna ja isikliku ajaloo vaatenurgast esile tõsta neid inimesi, kes on oma naaberriigis elanud pikemat aega, loonud peresid, mõned isegi püsivalt elanud. Minu arvates on just need inimesed tõeline Soome sild. Viimastel aastatel on ilmunud palju uusi uuringuid Läänemere-Soome rahvaste tausta ja ühise mineviku kohta. Üheks avatuseks, mis on palju arutelu tekitanud, võib pidada professor Walter Langi 2018. aasta teost Läänemere-Soome tulemised või Homo fennicus Läänemere-soomlaste etnoajalugu. Selles käsitleb ta meie ühiseid juuri ja kultuuride eristumist arheoloogia, keeleteaduse ja geneetika vaatenurgast. Sellist nähtuse multidistsiplinaarset uurimist on vaja ka tulevikus ning usun, et näiteks geneetilised uuringud toovad palju uusi huvitavaid tulemusi eestlaste ja soomlaste seoste kohta ka pärast eelajaloolist aega. Kuigi geeniuuringud pakuvad meile võimalust mõista Y-kromosoomide ja mitokondrite liikumist tuhandete aastate tagant, on genealoogiat traditsioneeliselt rohkem huvitanud ajaloolised seosed ja nendega seotud allikad. Isegi keskaegsetest seostest eestlaste ja soomlaste vahel rääkides tekib küsimus, kes on eestlane või soomlane? Kus on piir liivlaste, vatjalaste või karjalaste vahel? Aga rootslased või sakslased? Meil on ettekujutus, et näiteks rootsikeelsed rahvad Uusimaalt ja Turu saarestikust Soomest ning Gotlandilt Rootsist saabusid Eesti rannikule hiljemalt
13. sajandiks. Need rahvad säilitasid oma keele osana Eesti ühiskonnast ja kultuurist sajandeid. Samal ajal oli Virumaa ranniku kaluritel ja põllumeestel nii palju sidemeid Soome lahe põhjaosaga, et me võime tänapäevalgi leida nende jälgi Kirde-Eesti murretes. Suhteid tugevdas ka kaubavahetus Eesti ja Soome ranniku vahel. Niinimetatud sõpralaat, sõprakaubandus, mis kestis umbes 700 aastat ja jatkus kuni teise maailmasõjani. Peaaegu 2/3 säilinud ajaloogallikatest keskaegse Soome kohta on kuidagi seotud Tallinnaga. Minu kodulinna Turu ajalukku kuulub näiteks Müürsepp Herman Schmidt, kes oli pärit Revalist ehk Tallinnast ja põletas 1427. aastal Turus maha mitu kirikuhoonet, kuna tundis, et ta ei saanud kokkulepitud palka. Ka Eesti kloostritel oli valdusi Soome poolel, millest kuulsaim oli Padise kloostri kalapüügioigus Vantajoel. On arvutatud, et 1538. aastal oli 20% Tallinna elanikest soomlased, rootslased ja taanlased. Mõnel voisi olla naisi nii Tallinnas kui ka Soomes. 16. sajandi lõpus ja 17. sajandil toimus palju rännet praeguse Soome alalt Eestisse. Nii Liivisõda kui ka Poola-Rootsi sõda olid laastanud osi Eestimaast. On arvutatud, et 75% Mandri-Eesti haritavast maast oleks jäänud külvamata ja Saaremaal üle 1/3. Sel ajal saabus maad harima inimesi Soomest, Lätist ja Venemaalt. Juba 16. sajandi keskpaigast alates oli Eestisse kolinud inimesi Ida-Soomest ja Karjalast. Riik suhtus sellesse negatiivselt ja näiteks 1552. aastal trahviti Virolahti talveringkonna kohtus suure 40 marga trahviga 13 inimese Tallinna transportimise eest. Sel põhjusel hoolitsesid transporti eest tavaliselt Eesti kalurid. Soomlaste rände põhjusteks olid nälja ja näljahäda aastad, aga ka hirm vaenlase rünnaku eest idast. Riigi suhtumine rändesse muutus alles siis, kui Põhja-Eestist oli saanud osa Rootsist. Rüüdlivõimu ja pärisorjuse tõttu pidi rännet Eestist Soome veelgi rohkem toimuma. 1630. aastate lõpus oli Harjumaal 12% talupoegadest soomlased ja Virumaal 15–18%. Soomlastele kuulus Põltsamaa lähedal 191 talu. Paljud neist soomlastest abiellusid eestlastega ja järgmine põlvkond sai eestlasteks. Kuningas Gustav II Adolf oli keelanud soomlaste allutamise pärisorjusele, mida baltisaksa isandad praktiseerisid, kuid see ei takistanud nende eestlaste laste orjastamist. Ka 17. sajandil oli linnades soomlasi, kuid neid on nimede põhjal rootslastest mõnikord raske eristada. Tallinnas oli nii käsitöölisi kui ka palgatöölisi, peamiselt madalamast ühiskonnaklassist. Need näivad saabunud olevat Uusimaalt ja Viipuri maakonnast, teisisõnu Lõuna- ja Kagu-Soomest. Narva saabus peamiselt Ingerimaalt. Nende uustulnukate hulka kuulusid ka vatjad ja ingerlased. Samal sajandil toimus ka kaubandus, mis põhines talupoegade purjetamisel Lääne-Soomest Pohjanmaalt. Eriti Liivimaalt pärit vilja osteti Eestist. Riik püüdis seda tüüpi talupoegade purjetamist piirata, kuid vähese eduga. Mõned talupojad said talveks Tallinna jääda, tehes mitmesuguseid kõrvaltöid, teised aga jäid alaliselt. 17. sajandil suurriikide ajastul kasutas Rootsi riigi Soome vägesid ka kindlustuste rajamiseks Läänemere piirkonnas, Eesti ja Liivimaal.
1626 aastal asus Volmari ehk Valmiera lähedale elama 142 soturite perekonda ja 3 aastat hiljem asus Tartusse 600 perekonda. Mõned neist jäid ka pärast sõjaväeteenistust talupoigadeks. Kroonikate kohaselt oli 1640. aastal Vierlandi ehk Virumaa talupoigadest 25% soomlased. Selle sajandil puhul ei tohiks unustada 1632. aastal asutatud Tartu Ülikooli tähtsust. Aastatel 1632, 60 ja 1690, 1710 õppis Tartu Ülikoolis üle 200 soomlase. Nende seas oli ka Karjala ja Ingerimaa ülemklassi poegi. Idasoomlaste jaoks oli Tartu turule lähemal ning ka elavam ja rahvusvahelisem. Loomulikult tulid sinna soomlased kogu praeguse Soome alalt. Üks minu esivanemastest õppis seal preestriks. Kuna kirik oli osa Rootsi riigiaparaadist, oli preestritel lihtne riigieli eri piirkondade vahel liikuda. Mõned vaimulikud ja nende perekonnad abiellusid ka baltisaksa aadliga. Selle nähtuse kohta on näiteid ka minu enda perekonnas. Üks esivanem, kes oli Tallinna piiskop, abielus Hiiumaa kuberneri tütrega. Aatlil oli mõisad mõlemal pool Soome lahte. Põhjasõda aastatel 1700-1721 jättis Eestisse maha rüüstatud ja hävitatud alasid, maha jaetud maju ja külasid. Ka Tallinna rahvaarv oli vähenenud 10 000-lt 2000-le. 18. sajandil meelitasid Soome teenijaid Tallinna kõrgemad palgad. Linnadesse asusid elama nii legaalsed kui ka illegaalsed asunikud. Soomlased moodustasid põhjapoolsetest rannikulinnadest koguni 8%, kuid täpseid numbreid on raske arvutada, kuna soomlased ja eestlased assimileerusid kiiresti. Ka Eesti maapiirkondades oli palju Soome käsitöölisi. 1782. aastal oli neid vähemalt 412. Suurim rühm oli kutujad, kuid oli ka palju seppi, rätsepaid ja kingseppi. Ja nagu oleme kuulnud, klaastöölised ka. 18. sajandi lõpus võib Soome käsitööliste seas leida vähemalt 16 erinevat käsitööametit. 18. sajandil mainitakse ka seda, et Tallinna Mihkli kiriku Rootsi preester pidi Soomest põgenenud teenijad tagasi tooma. Inimesed põgenesid Soomest eriti nälja ja sõjaväeteenistuse eest. 19. sajandil kuulusid nii Eesti kui ka Soome Vene impeeriumi koosseisu. Ilmselt pole ulatuslikku rännet toimunud, kuid näiteks oli Tartu Ülikoolis aastatel 1802-1811 40 Soome üliõpilast. Alguses oli peamised õpitavad ained teoloogia, hiljem meditsiin ja farmaatsia. 19. sajandi lõpus tugevdas venestuspoliitika karmistumine mõlemas riigis rahvustunnet. Rahvuslik ärkamine hõlmas ka arusaama rahvaste sugulusest. Meie rahvuseepose koostajad Elias Lönnrot ja Friedrich Reinhold Kreutzwald olid eakaaslased ja tundsid teineteist. Lönnrot külastas Kreutzwaldi Võrus 1844. aastal. Kalevipoja esimene populaarne väljaanne trükiti Soomest Kuopios 1862. aastal. 90. sajandi lõpus tekkis Helsingi ülikooli üliõpilaste seas huvi Eesti vastu. See viis 1960.
1906. aastal Soome-Eesti liiton luomiseni, mis aga Venemaan vastaisen liikkumisena laiali saatettiin. 1905. aasta Vene revolutsiooni põgenesid paljud poliitikut ja kultuuritegelased Eestist Soome. Tuntumad poliitikut olid Konstantin Päts, Otto Strandman ja Jaan Demand, kes kõik hiljem oli Eesti riigipead. Kultuuriesindajate hulka kuuluvad kirjanikud Friedebert Tuklas ja Eduard Vilde ning kunstnikud Nikolai Triik ja Konrad Mägi. Hella Murrik, hiljem Vuolijoki, saabus Soome Valgast ning temast sai silmapaistev kirjanik ja poliitik Soomes ning Soome Ringhäälingu peadirektor. Oskar ja Aino Kallas olid Soome silla ületanud juba veidi varem ja abiellusid 1900. aastal. Aino Kallas on tänaseni armastatud kirjanik nii Eestis kui ka Soomes, kes tõi oma ajaloolistes romaanides Eesti folkloori uuel viisil esile. Teda võiks pidada omamoodi maagilise realismi eelkäijaks. Omaette huvitav kurioosum on Kappööle küla, mis asutati Loviisa linna lähedale ja kuhu kolisid 1906. aastal 9 Eesti perekonda. Esimese maailmasõja ajaks elas külas ligi 80 eestlast. Soome keeluseaduse ajal 1920 ja 1930 aastatel mängisid Kappööle eestlased võtmerolli ka piirituse salakaubaveos. Küla sai isegi hüüdnime Kanisterpööle. 1910. aastate lõpus saavutasid nii Soome kui ka Eesti iseseisvuse. Eesti vabadussõdas osales hoimuvaimus umbes 3700 soomlast. Peaaegu sama palju Soome Eesti poegi võitles Soome poolel jätkusõjas aastatel 1941-1944. Mõned neist saabusid Soome koos eespool mainitud salakaubavedajatega. Esimese ja teise maailmasõja vahel oli ränne Soome ja Eesti vahel minimaalne. Kuid hariduslikud ja kultuurilised kontaktid olid veelgi elavamad. Pärast Eesti iseseisvumist oli Tartu Ülikoolis 9 Soome professorit, kes aitasid arendada Eesti teaduselu. Neist tahaksin eriti mainida Eesti ja Põhjamaade ajaloo professorit ning Eesti arhiivi isa Arno Rafael Cederberg ning arheoloogia professorit Arne Miikael Talgreeni. Mõlemad on olnud ka minu eelkäijad Soome genealoogiaseltsi esimehena. Samuti ei tohiks unustada geograafi Johannes Gabriel Granedat, kellel oli märkimisväärne mõju Eesti kodukoht uuringutele. Pärast teist maailmasõda immigreerus aastatel 1945-1947 salaja Eestisse ligaudu 3000 ingerisoomlast. Migratsiooni põhjusteks olid keeleline sugulus, geograafiline lähedus, ühine religioon ja Eesti parem majanduslik olukord. Osa neist küüditati aastatel 1947-50, kuid paljudel naistel õnnestus Eestis abielluda. Ingerisoomlastel oli Eestimaal elav sotsiaalne ja kultuuriline tegevus. 1990. aastate alguses immigreerus osa neist Soome niinimetatud tagasirändajatena. Kui Eesti 1991. aastal taasiseseisvus, kiirustasid paljud Soome ettevõtted Eesti turule investeerima. See suurendas vastastikust tööjõu immigratsiooni. See oli eriti tugev 2004. aastal pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Täna elab Soomes üle 50 000 Eesti kodanikku ja mõnede hinnangute kohaselt isegi 70 000. Lisaks neile on neid, kes reisivad igal nädalal töö pärast riikide vahel. Eesti tehnoloogiline areng on andnud töökohti ka paljustele soomlastele.
Ka soomlaste arv, kes on ostnud endale suvilakinnistuid Eestis, pole väike. Tudengid on leidnud ülikoole ka naaberriikides. Erinevad soprusühingud ja soprussuhted omad valitsustese ja kogustuste vahel loovad samuti sidemeid meie rahvaste vahel. Kuigi eestlased ja soomlased on immigrantide rühmadena suhteliselt nähtamatud, kuna nad sulanduvad kergesti peavoolu elanikkonda, on eriti Soomes elavatel eestlastel rikkalikult oma kultuuritegevust, seahulgas teater, koorid ja rahvatantsurühmad. Genealoogia on alati olnud väljarände, sisserände ja siserände uurimine. Inimkonna ajalugu on mobiilsuse ja kontaktide ajalugu. Soome eestlaste ja eesti soomlaste ajaloos on veel palju uurida. Võib-olla võiksime luua ühiseid uurimisprojekte meie riikide genealoogide vahel, kuid pelgalt mineviku seoste uurimisest ei piisa. Genealoogia ennetab praegusel ajal ka juurtetust ja marginaliseerumist. Inimesed väärivad oma juuri tundma õppimist, isegi kui nad elavad naaberriigis. Positiivse kultuurilise identiteedi arendamine ja juurde tundmine soodustab ka inimese terviklikku arengut. Igal inimesel on õigus teada oma kohta ajaloo kontiinumis. Kalevipoja eeposes raiuti maha suur tamm ja sellest ehitati sild Eesti ja Soome vahele. Tänapäeval tahame kalliks pidada ja kasvatada suuri pühasid puid. Olgu meie sugupuud sellised, et nende oksad ulatuvad üle Soome lahe, moodustades üha uusi sildu Soome ja Eesti vahele. Nende sõnadega soovin Soome genealoogia seltsi nimel soojalt õnnitleda Eesti genealoogia seltsi ja soovida talle palju edu. Samal ajal soovin tänada teid pikaajalise hea koostöö eest. Loodan loomulikult, et see jätkub ka järgnevatel aastakümnetel. Väikese kinnitusena teie organisatsiooni raamatukogule soovin esitleda meie seltsi väljaannet, mis räägib genealoogia jaoks olulisest teemast, nimedest. Aitäh!